Tere hommikust, käes on minu viimane hommik Oslos. Teisin oma hommikust meiki ja mõtlesin, et ma saan ju täna juba proovile panna siis mõned uued tooted. Ehk siis praegu läheb käiku see ELF Halo Glow Contour Wand. Mind nii häirib, et mu see pusa on nii kortsus, aga ma ei saa seda mitte kuidagi praegu sirgeks ka. Issand, miks ma hakkasin seda praegu silma alla panema? Aju lihtsalt ei tööta nagu. Mulle ei meeldi, nagu te ilmselt juba teate, otse näolega panna, aga noh, see on lihtsalt siuke toode. Ta hajub ilusti ära. Issand, ma ei pidanud eriti midagi tegemagi, kui ta on juba hajunud. Wow. Valgus on kohutav, sellepärast, et väljas on nagu täiesti pime, aga mulle tundub, et see on kena toon. Muidu, kes ELF-i tooteid tahab, siis näiteks Asosest saab ELF-i tellida. Ja kindlasti kuskilt veel. Nii kahju, et keegi nagu tahaks öelda, et keegi nagu normaalselt ei too ELF-i maale, sest et äkki vist Loverte müüb ELF-i mingisuguseid tooteid, aga nagu seal ei ole kunagi neid kõige uuemaid ja ägedamaid tooteid. See toon mulle väga meeldib. See on nagu siuke neutraalne, et ta ei ole mingi ülijahe ja ei ole ka ülisoe. Mulle meeldib siuke bronseri ja kontuuri vahepealne asi. Siin küll tundub väga vähe toodet olevat sees, aga no võib-olla sellised tundub. Nii et siin ja siin on sama palju toodet põhimõtteliselt. Well, that's crazy. Miks mul on isegi seda ELF-i pakendit raske ära visata, täiesti haige inimene. Ma jätan selle blushi ka endale, mis ma valesti ostsin. Ma ei hakka siin mingi tagastamisega tegelema. Ma ju nagu nii tegin selle juba lahti, nii et ja ma ei tea, mis siin need polissid on. Ühesõnaga, proovime siis seda. Nagu see on ilus, aga see on täpselt see, mis mul juba teised on. Nagu ta jääb täpselt samasuguse tulemusega. Mis nagu mulle meeldib, sest et mul on juba selliseid, et ilmselgelt siis see peab mulle meeldima, aga ma tahtsingi nagu midagi teistsugust osta. Lõhnab hästi, nagu mingisugune komm. No cute. Vaatasin neid Huda Beauty Easy Bake, neid roosasid puudreid ka korra seal, aga ma ei tea, nagu ma ei usu, et mul on roosad puudrid tegelikult vaja. Nagu need näevad ägedad välja, aga no eriti see uuem roosa on mingi eriti neoon, et nagu kellele see sobib ja nagu mille jaoks. Et see, mis kõigepealt välja tuli, see mingi, ma ei tea neid toonide nimesid, igatahes siuke heledam roosa. Nagu see võib cute olla, aga samas nagu, ma ei tea, see võib ka välja näha, nagu sul on mingi haigus. Igal juhul, ega ma ei olegi suutnud väga palju siin otsustada, et mida ma selle tänase hommikuga teen. Kell 12 on check out ja kell 1 ma peaksin võtma takso. Kusjuures päris kurb on see, et nüüd ma pean selle takso võtma üksinda. Kui ma tulin, siis me tulime ju Katriniga koos ja siis läks takso 60 eurot ja saime pooleks teha, mis oli nagu tore. Aga nüüd ma pean selle raha üksinda maksma. Aga ma vaatasin, ma tõmbasin tegelikult mingi, me tulime Boltiga ja ma näen siin Bolti autosid sõitmas ka, nii et ilmselt see on tegelikult hästi fine, aga siin on mingi teine või isegi mitu mingit oma takso äppi neil ka. Ja ma tegelikult tõmbasin ühe alla, et ma mõtlesin, et äkki ma peaks vaatama, et äkki sellega oleks soodsam. Tahaks nagu veel mingid iluasju osta. Ma lihtsalt tahan kõiki asju, aga siis, kui ma olen seal poes koha peal, siis ma muutun hästi praktiliseks. Ja siis ma mõtlen nagu, et sul ei ole seda vaja, sul on juba see mingi, sa pead ära kasutama enne mingi selle asja ja siis ma lõpuks üldse ei osta nii palju asju, kui ma nagu peas mõtlen, et ma võiksin. Morphe paletid täiega jäid neid kummitama, aga nagu reaalselt Kaisa, sul on 2 jahedate toonidega eyeshadow paletti ja siis veel see Kylie palett, mis mul siin kaasas on, kus on nii soojad kui neutraalsed ja jahetoon. Et nagu milleks, kui sul on, et jah, ta näeb ilus välja, aga nagu what are you doing? Aga oota, mis asja, kas ma üldse ütlesin, mida ma siis mõtlesin teha? Et ma lähen sinna H&M Beauty'sse tagasi. Ja no kõigepealt ma pean minema hommikust sööma. Ma vist lähen täna siia sellesse, mis on siin selle hotelliga samas majas. Sest et nagu
ma kammisin läbi hästi palju neid, mis TikTokis soovitati, aga päris paljud on ikkagi nagu mingi 30-minutilise jalutuskäigu kaugusel ja ma praegu nagu ei hakkaks seda trippi vist ette võtma pigem. Et kuna aega enam ei ole nii palju ja siis ju läheb veel seal aega ja ühesõnaga, et pigem käin siin kiirelt ära. Siin peaks olema mingi avocado toast, poached eggidega. Eesti keelt ei oska enam ilmselgelt. Et nagunii midagi sellist ma tahakski. Et ma teadsin, et ma tahaks, et muna oleks tänases hommikusöögis. Mõtlesin, et avocado võiks, et see on siuke täitev. Ja mida ma siis nagu veel otsima lähen ja ma väga tahaks, et siin saaks ka iced latte, et kui seda siit ei saa, siis seda ma võtan kuskilt mujalt. Nii, ja nüüd mul on siin see Elf Holy Strokes Microfine Brow Pen. Oota, ennem teeme ikka kulmukeeliga, nagu mul tavaks on. Ma võtsin brunett toonis selle. Siit nagu ei tule midagi. Ta on päris õrn, eriti võrreldes selle Nixi omaga. Ei, mulle ei meeldi see Elfi kulmu, see. Ma pean nagu nii palju liigutusi tegema selleks, et siit üldse midagi tuleks. Nii, ja täna muidugi ma panen peale oma uue Kylie The Wedding parfüümi. Issand, see oleks mulle nii ninnu. This is the look today. Täna on teksad, roosa pusa, siuke väga casual ja ma vaatasin ennem, et muidu checkout peaks kell 12 olema, aga mul tuli just sõnum, et checkout on kell 14 ja see sobib mulle väga hästi. Ja nüüd ma lähen alla sööma ja siis poodi. Ja also mul on vaja osta veel perele ja potentsiaalselt sõbrannadele midagi head magusat siit kaasa. Lambist leidsin Veero moodas nii palju toredaid asju, mida proovida. Kõigepealt need sädelevad püksid olid nagu väga ägedad. Siis ma proovisin selliseid distressed helesiniseid pükse, mis istusid mega hästi ja ka meeldisid mulle. Ja siis see kollane kleit, nagu see mõte oli äge, aga mulle vist ei sobi ikkagi siuksed nagu, ma ei tea, laiad kleidid. Ja see roosa, see näeb ka välja nagu mingi vahukooretort. Et see oli siis pikk versioon sellest samast kollasest ja see värv oli nii ilus, aga ma ei tea, ma ei vaibinud sellega siiski. Ma sain perele šokolaadi, ma sain sealt H&M Beauty'st asjad, mis ma tahtsin ja siis ma sain veel püksid. Ma nüüd käisin ikkagi H&M-ist ka läbi, tegelikult seal oli isegi mõned toredad asjad, aga ma ei tea, ma mõtlesin, et juuned on ikka meil ka olemas, et ei hakka siit kaasa vedama, et mul oleks kohvris ruumi, aga kui ma tulles kaalusin oma kohvrit, siis oli mingi 7,6 või midagi. Ehk siis nagu seal tegelikult ei ole kaalu mõttes mega palju ruumi. Nüüd ongi kell 12:15, midagi sellist. Ja ma lähen hotelli tagasi. Mul on asjad enamjaolt pakitud, aga nüüd ma pakin oma need ostud ka ära ja jõuan teile veel siin hauli teha ja siis ma peangi hakkama juba taksot vaatama. Ma vaatasin, et see teine Norra taksoäpp minu telefonis ei töötagi ja ma ei saa sinna oma kaarti millegi pärast sisse panna. Nii et ma pean ikkagi selle Bolti võtma ja viimati, kui ma vaatasin, siis see näitas 55 euri. Vau, kui ilus valgus. Lõpuks on meil ilus valgus. Igal juhul vaatame need ostud üle. Ma ikkagi võtsin pusa ära, sest et mul hakkab see aega palav,
kui ma olen, ma ei tea, lennukis ja lennujaamas. Ma vaatasin, et mis siin siis peaks need kohalikud šokolaadibrändid olema ja üks on Freia ja teine on Nidar ja neil on nagu niisugused väga piklikud šokolaaditahvlid igatahes. Võtsin selle Smash mingi siukse. Ma tean, et Tallinki sealt e-poest saab neid nagu niisuguseid asju tellida, aga need on siis siin šokolaadi sees, nagu ma aru saan. Ja siis ma võtsin veel siukse vahvli, soola ja apelsiniga. Sellise. Ja siis võtsin veel selle Nidari poolt martsipani mingid pulgakesed. Selle kohta ütles ChatGPT, et norrakad võtavad selle alati mingi kuskile matkale või nagu päevaks kaasa, nagu see oleks mingisugune protein bar, aga nagu see on lihtsalt šokolaad. Ma ei tea, ma võtsin sellega. Siis ma ostsin endale lennujaama ühe banaani, sest ma ei taha tegelikult nagu väga täna rohkem mingit ebatervislikke asju süüa, see on kõhule raske, kuigi ma pean ütlema, et eile, kuigi ma sõin selle ülijuustuse, selle corn dogi, siis mu kõhus isegi ei olnud raske. Juhu! Siis ma võtsin ära Vero Modast need teksad. Need olid 70 € ja neid ei saa pesta. Nii et see on veits kohutav, aga ma lihtsalt mõtlesin, et nagu ma tahaks täiega meie taskusõbrannade üritusele, mitte sellele, mis on homme, aga ma arvan 30. ma tahaks need panna, nagu nii äge ja üldse nagu kuskil üritustel käia või nagu night out, siis nad on nii efektsed. Ma võtsin sealt H&M Beauty'st Anastasia eye primeri. Ma olen viimasel ajal tundnud, nagu kunagi mul ei olnud üldse sellega probleemi, et mul silmalaugudel nagu koguneks see eyeshadow kuskile, ma ei tea, kas praegu on midagi näha ja kas praegu isegi veel on läinud, aga nüüd viimasel ajal mul kogu aeg nagu koguneb siis see eyeshadow sinna nagu silma vahesse, sinna koopajoonele. Ja varem nagu ma sain lihtsalt concealerit seal kanda ja nagu kõik oli okei, aga nüüd ma olen tundnud viimasel ajal puudust eye primerist, sest et eye primer ongi selle jaoks, et sul ei hakkaks kuskile midagi kogunema. Ja et eyeshadow jääks nagu more popping. Nii et ma seal poes nagu teistel brändidel ei näinud. Minu arust Huda Beauty'l muidu on ka, aga seal oli nagu suht väike valik Huda Beauty asju, nii et seda eye primerit seal ei olnud. Ja siis ma kiiresti TikTokis vaatasin, et kas inimesed nagu kasutavad seda Anastasia oma ja kas nad soovitavad. Ja sealt ma sain küll aru, et nagu inimestele meeldib see. Siis ma mõtlesin, et mul on nii kaua olnud see üks ja sama põsapuna pintsel ja ta vaikselt nagu, mul see tunne, et hakkab varsti mul läbi minema, kuigi see mulle väga meeldib kuju poolest ja nii. Igal juhul siis ma nägin Morphe oma, siit ta näeb hästi lambina välja, aga seal ta oli nagu nagu nii-öelda tester oli seal ja see nägi väga mõnusa kujuga ja nagu väga mõnusa suurusega pintsel välja, nii et ma võtsin selle. Ma sain oma bubblegum toonis selle põsapuna. Nagu selline. So excited, ma arvan, et see sobib mulle hästi. See oligi kõik. Issand, kui meil on siin kohe nagu nii hea valgus, ma mõtlen, et ma kasutaks äkki võimalust, vaataks mõned teie küsimused välja, vastaksin. Ja tegelikult ma arvan, et see tänase päeva vlog nagu ma tahakski selle ideaalis lõpetada selle Oslo lennujaama jõudmisega. Või võib-olla Tallinna lennujaama jõudmisega, et te teate, et ma ikka koju ka jõudsin. Aga sealt edasi mul on vaja kohver lahti pakkida, mul on vaja nagu korraks nagu hinge tõmmata, sest homme tuleb järgmine crazy day, homme on meil vestlusõhtu taskusõbrannadel, ehk siis ma arvan, et nagu õhtul ma midagi ei vlogiks ja siis kui ma siin saan enamus materjali tehtud, siis ma saan juba lennujaamas ja lennukis monteerida, et see lihtsalt nagu sobiks mulle kõige paremini. Ma üritasin mingid küsimused meelde jätta, sest et ma ei saa neid ju samal ajal vaadata. Aga keegi küsis, kuidas ma olen oma Dysoni tolmuimejaga rahul. Ma olen endiselt väga rahul, aga mul on tunne, et ma pean teda kuidagi nagu puhastama, mingi filter või mingi asi. Mul on tunne, et on nagu kuskilt tolmune või must, et ta nagu ei ime praegu nii tugevalt, kui ta võib-olla alguses imes.
aga ma olen teda ainult lihtsalt tühjendanud nagu. Ei oota, nüüd ma vahepeal puhastasin mingi koha sealt veel ära. Igatahes ma peaksin ette võtma, ma arvan, mingi YouTube'i video, kus õpetab, kuidas see Dyson nagu mingi täitsa nagu kuskilt lahti võtta ja neid mingeid vaheasju seal kuskil puhastada. Me saame ilmselgelt aru, et ma ei tea, millest ma räägin. Et ta meeldib mulle, aga ma ei ole kindel, et see on nüüd, kuidas ma ütlen? Noh, mina sain seal on ju kingituseks, ma olen super õnnelik, super rahul. Aga ma arvan, et sa saad tegelikult ka vähema raha eest mingi sarnase asja. Minul muidugi ei ole ka see mingi kõige uuem, kõige uhkem versioon, kus on see, mul ei ole seda valgustust, mis näiteks mul tal ei ole seda mingit pesufunktsiooni, ta on nagu lihtsalt tolmuimeja erinevate otsikutega. Ja noh, mul on niisugune tunne, et sa võid saada, noh, ma ise vaatasin seal mingit Samsungi oma näiteks ka veel ennem seda, kui ma kingituseks sain selle. Ja mingeid veel, noh, mul ei ole kogemust, nii et ma ei saa kogemusest rääkida, aga ma arvan, et nagu, kui sa otsid uut tolmuimejat, siis nagu see ei ole mingi ainus variant, nagu mingi oh my god, ilma selleta ei saa elada. Ma arvan, et nagu saab ikka. Aga mina oma kodus olen sellega väga rahul, ma saan sellega tehtud kõik, mis minul on vaja teha ja ta võtab vähe ruumi ja ma olen rahul. Siis, mis proteiinipulbrid mulle meeldivad? Ma ei kasutagi tegelikult proteiinipulbreid üldse. Mul see üks on, see vanilli oma, mida ma kasutasin seal, kui ma tegin seda üle kaerahelbe putru, sest et see on mul mingist varasemast retseptist, kuhu oli vaja panna proteiinipulbrit ja siis ma ostsin selle jaoks, aga muidu ma niimoodi nagu ei tarbi pidevalt, et ma üritan nagu toidust selle proteiini kätte saada. Praegu ma küll ei ole seda väga teadlikult teinud, aga üldiselt muidu jah. Ja siis mulle väga maitsvad need Bear Bellsi valmis proteiinishakeid, noh just see maasika oma on mul lemmik. Ja siis mulle meeldivad tegelikult need Arctic Spordi shakeid ka, mis on juba valmis. Et need mulle meeldivad, neid ma vahepeal nagu magustoiduna ostan endale. Siis keegi uuris, et milline on minu lemmik meigi samm, et kui ma meiki teen, siis mis mu lemmik osa on. Ma ütleks, et vist terve põhjaosa on mu lemmik, sest et see minu arust teeb väga suure transformatsiooni, kuidagi nii puhas näeb nägu pärast välja ja kõik see põsepuna bronzer, mulle väga meeldib see osa kõik. Ja kindlasti kõige vähem meeldivad kulmud, sest et need on nii igavad, need on kogu aeg samamoodi ja mõnikord kuigi nad on kogu aeg samamoodi, siis mõnikord need ei tule mul välja. What? Make it make sense. Nagu inimene, sa teed iga päev seda, kuidas need sul välja ei tule, ma ei tea. Igal juhul, et jah, põhjameik üldiselt. Concealer kindlasti teeb väga suure erinevuse, et just sellepärast mulle meeldib see samm näiteks tumedate silmaluste peitmiseks just. Keegi oli küsinud veel, et milliseid suveniire ma tavaliselt koju kaasa ostan. Ma tegelikult ei ole väga siuke suveniiride inimene. Ma nagu mingid tühja tähja nänni tavaliselt ei taha endale osta. Ma olen piisavalt praktiline inimene selle jaoks. Kui ma midagi ostan, siis see peab olema praktiline ja rohkem mul on selline mentaliteet, et mulle jäävad ju alatiseks need mälestused sellest reisist, mulle jäävad need pildid ja minu pool veel need vlogid nendest reisidest, et mul nagu otseselt seda mingit asja ei olegi vaja. Et kas või ma alles hiljuti käisin, vaatasin oma seda Praha mingisugust vlogi, ma esimest päeva vist Prahas või igatahes, et ma saan minna neid tagasi vaatama ja see ongi minu suveniir. Et see on hästi tore. Need olid need küsimused, mis ma välja vaatasin. Kas mul oleks midagi veel, mis ma olen tähele pannud? Millalgi nägin, et kuidas meil on taskusõbrannade tööjaotus, sellest ma tegelikult Vlogmassis rääkisin ka, aga me kumbki monteerime või paneme kokku podcasti osa üle nädala või et üks nädal mina, teine nädal Kaisa, siis mina, Kaisa niimoodi kordamööda. Ja vastavalt sellele, kelle nädal on, siis see inimene teeb ka Reelsi, mis see nädal üles läheb ja siis ülejäänud asjad on kuidagi nagu jooksvalt ja kuidagi jaotame nagu ära. Naljakas on olnud see, et siin viimasel ajal on tulnud nagu päris mitu korda ette, kus ma tutvun täiesti uute inimestega, kes ei tea minust üldse midagi.
ja kellest mina ei tea midagi. Ja siis noh, ikka on see tavaline küsimus, et noh, millega sa tegeled, mis tööd sa teed. Ja siis noh, siis ma ütlen, et ma olen sisulooja. Ja siis inimestel on nagu see küsimus, et kas sa elad sellega ära, kas sulle meeldib see. Seda on ka nüüd isegi mitte ainult viimasel ajal, aga üleüldiselt kuskilt taustalt kumab selline eelarvamus, et kas sa nagu, noh, et kas sa oled midagi nagu üldse õppinud ka või noh, et kuidagi nagu, kas sa teed seda sellepärast, et see oli mingi lihtne asi, mida teha. Ja ma saan nagu sellest aru, miks selline küsimus võib tulla. Aga selles suhtes on naljakas, et noh, tegelikult mul on ju kõrgharidus ja tegelikult ma olen üldse täiesti teist tööd teinud ja see, et ma tänasel päeval siin olen, see on minu jaoks nagu selline nagu saavutus, mille üle ma olen ise väga uhke ja ma saan seda praegu nimetada oma unistuste tööks, et see ei ole asi, mis on mulle kuidagi nagu sülle kukkunud ja mille ma siis lihtsalt nagu ma olin mingi, no ju siis teen seda, et see on nagu olnud teadlik valik ja ma olen mega tänulik, et ma saan seda teha ja minu jaoks on ju sellele elule eelnenud terve kõik muu elu, kus ma olen olnud klienditeenindaja, tooteesitleja kunagi ammu, jumestaja, lapsehoidja, turundaja, sotsiaalmeediaspetsialist, et noh, nagu sellele praegusele on eelnenud palju teisi asju, mis on kindlasti mind rikastanud ja ma olen väga õnnelik, et mul kõik need kogemused on. Aga jah, kõige õnnelikum olen ma praegu siin, kus ma olen. Et ma saan suvalisel neljapäeval istuda Oslo kesklinna hotellis ja rääkida kaameraga. Nii et olen mega tänulik. Reis oli väga tore. Oslo ei pugenud mulle kindlasti niimoodi hinge, nagu näiteks Praha puges. Et mul oli siin väga tore, nagu te aru saite, siis mul oli eile nagu ideaalne päev. Ja ma olen väga õnnelik, et ma tulin, aga ma ei ole kindel, et ilma mingisuguse ürituseta Oslo oleks koht, kuhu ma veel tuleksin. Norra on täiesti teine teema, selles suhtes, et üleüldiselt siin on ju nii palju loodust, mida näha, nii palju rohkemat kui lihtsalt see Oslo. Nii et ma arvan, et elu jooksul ma Norra satun veel, aga Oslo koha pealt eks ole näha. Ma vaatasin, et ma saan rongiga hoopis kiiremini ja poole odavamalt lennujaama, nii et proovin siis hoopis rongiga minna.